ja vali Tõepoolest. pole. Ja. Nii. Nii, aga oleme nüüd laivis ja vaatame nüüd, mis värskete takudega Genesis nüüd see aasta meid üllatama tuleb. Meistriliiga esimene round see hooaeg. Vaatame, mis siit kõik veel välja tuleb. Tundub, et selline appsi populaarne asi tulemas on. Nüüd ülitatakse mingi pushi. Jah, siin Refa juba spotid ära ja nüüd tahaks see execute ja 2 mängijat saidis ka. Oi, aga Mardik läheb kohe magama siin ühe. Kõigi on passi, üks on shordis elus. Lutsist mul numbrid ära. Ei saa vajutada siin paljude mängijate peale nüüd. Nii, aga siit nüüd longist retake tulemus on. Veedavad. Ja täiesti ühepoolne saidi all siit on ja esimene round tuleb Genesile. Väga siin retake on. Insta saati nekku kohe kui piigita. Baltic Peak ostul ei lähe, et teevad siin ökonoomse paar tiiglit. Otsivad. Paitusi proovib miidis midagi leida, aga ei õnnestu. Kõigepealt passi Kimba siin spotis banaanist ära ja ja tuleb läbi. Oi. Ja no siit päris oodatud lõpptulemus. Tundub, et Baltic Peakist liiga piikima ka siin ei taha tulla, et ei taha lasta siin Kuubas ja kirikul siin farmida. Patu saab siin ikkagi ühe tiigriga kätte, nii et üks mäkk 10 raha koguda ja rohkem ei saa. Ja Mardik tegelikult on siin natuke kinni. Aga tundub, et saab ikkagi minema. Kaks kinni ikkagi, nii et Baltic Peak natuke ikkagi rahalist situatsiooni hoiab ikkagi piiri peal, et sellest siis on liiga palju raha farmida ei saanud. Ma pean ühe kiire Esimene gunround. Ja Abyss on siin. Imemoodi on siin. Oi, ja võtab veel kolmanda ka imemoodi. Ühe elu peal nüüd. Ja leiab veel neljanda ka, nii et esimene highlight mitte kusagilt järsku tuleb nüüd siin Baltic Peakiga. Ja saavad kohe vastuse pärast seda püstolit ja EKVAT, mis siin Genesis võitis. Ja nüüd on natuke näha ka seda kahju, mis 2 surma siin tegid. Kuuba ja kiriku õpetaja nüüd
üks on SMG peal, teine püstoli peal. Kuna nad seal teisel raundil surma said. Tundub, et jälle otsitakse siin A poole. Tuleb siin Neaku pushib. Aga Pissa võtab jälle kahesi. Nüüd Kuuba üritab siin sniikida, aga siin Balancele jääb ta vahele. Erikino ja Oivi. Järsku on järgmine round läbi ja Pissad järgmise multikilliga. Järsku on tõusnud mees 7-2 peale. Ja ma arvan, et Baltic Peak on väga rahul selle algusega. Nüüd on Genesis sunnitud ka ekoma. Ja tundub, et see räkkimine, mis siin oli ikka vahepeal, väidetavalt oli, et see siin dividente veel ei ole maksnud. Üks mees on kõik plaanid kinni pandud. Tundub, et lihtsalt rushitakse B poole. Jah, Simba nüüd siin. Oi! Aga ainult 2 killi. Nüüd on jäänud Viips üksinda seda saite holdima. Siin tundus sajandi highlight, et kõik mehed põhimõtteliselt suitsva taga nagu line-upiks, aga ainult 2 seekord. Sees, aga need on suhteliselt ümber piiratud siin. Pattu juba selga vaikselt lurkima. Saab ka 3. kätte ilus spraydown. Ja ka Genesi poolt järgmine buy round ja Kuubal on küll siin Mac 10, aga 4 AK-d peaks ilusti selle töö siin tehtud saama. Tosse veel spämmimis. Nii, aga shordis siin samal ajal Pattu langeb ja Missel on jäänud seda üksinda seda A-saiti kaitsma ja 3 meest tema poole shordis tulemas on ja aga ei saa siin mitte kedagi ette, kes Grõhva nüüd proovib seda tossi minna. Ei proovi, aga saab siit natukene spämmi. Aga Päts läheb enne maha, kui juba siin Nadile sureb ja nüüd on 2v2 retake ja toss tuli ka just. Proovivad, kitt on olemas mõlemale mehel. Ja Neak pitist saab mõlemad äräsmäed kätte. Ja seis on täitsa tasavägine, 3-3. Baltic Peakil siin raha kapitali ikka jagub, et siin saab ilusti veel osta. Nii, pani teised kirik lihtsalt ja Kuuba saab ta piipsu kätte ja Kuuba saab ka Simba kätte ja B-sait on täiesti tühi ja samal ajal ka miidis fight käib. Pattuks on jäänud. Mehed on teda ümber piiranud ja oi, üks kuul jäi puudu.
ja Patu Ja langeb kapa ja lõpetab. Gene siis läheb juhtima. Aga nüüd Baltic Peagi poolt väike ökonoomne. Patu saab juba siit läbi haknakese tinki. Edasi peale, aga siin juba kappa ta karistamas on. Ja Pissel läheb proovib veel tiigliga midagi otsida. Kas ka õnnestub? Nii, aga nüüd vaikselt B poole roomus on kriip jäetud üksinda MP9-ga. Teetudus ette ja siin kõik mehed A poolt jooksevad. Toss ette ja kliirimis siin on. Kedagi siit saidist talle kahjuks otse vaata. Tossu spämm siin, Krõhva saab ühe ja saab tema sõbra. Ei hoopis kapase kätte, aga teada on viimane veel kuskil siin lähedal. Ja saadakse ka tema kätte. No nii, siin on Baltic Peagi poolt jällegi osta-round. Proovitakse Evi banaani võtta samalaegselt. Siin kappa juba ootamas. Kas Ebissel läheb nüüd natukene üle piiri? Sama ajal kuulaisid juba kontaktiid varakult otsimas on. Oi, mis timing. Ja Ebissel siit aadalt leidis, heaks saab Patult selga ja ongi jäänud kirik. Kõik need duellid, aga pomm on ikka terros, nii et väga huvitav strateegia siin Genesse poolt, et ilmselt ei oodatud siin nii palju kontakti saab. Tegelikult see on suhteliselt klassikaline, et see pomm sinna mopeedi juurde jäetakse, et ei pussita ennem peale, kui safe on. Kuskil top miidis või second miidis selle pommi ära kaotad, on suht raske retriivida. Ei, seda küll, aga siin Kuuba fightis siin väga agressiivselt. Oli põhimõtteliselt kohe seal CFT-del juba põhimõtteliselt kaisus. Kuigi teised mehed veel päris valmis ei tundunud olevat. Aga Baltic Peak võtab siit jälle kordsalt roundi. Seisu natukene kokku hoida. Nii siin märgib kiire äpsi approach. Samal siin balance tuleb kappale äpsi pushist. Nii jääb siis võrdis otsimus on. On isegi AVP-ga välja toodud. Ui. Tossu turkaga üldse
see ei õnnestunud ja Märdik saab käpsis kätte ja nüüd on jäänud Krõhva üksinda A-saite kaitsma ja teda piiratakse igalt poolt ümber. Saab kätte, 2 saab kätte, aga pole komme spekkida neid, kes kuuli saavad. Aga jällegi Genesis väga enesekindel round ja karistavad seda. See Baltic Peak ikka otsib siit igalt poolt midagi. Ja siin ilusti änglit nüüd pannakse Volli kalla nüüd siin 2 MP9-tega B-maja kliirimas on. Krõhva siin nägi Märdiku jala ära. B poole grupeerimas ollakse ja kuhu AVP-ga otsimas on. Äkki kontakti peale minnakse. Tiibi otsib. Teist ei saa kätte. Peaaegu saab 3. kätte, aga natuke jääb puudu. Teisait langeb ja 3v3 retake. Aga Vissa on saanud tegelikult banaani ja ma ei usu, et ta seda just spekib. Ei, aga saab ainult ühe. Saab ainult ühe ära. Ja nüüd timingule sureb. Aga tegelikult teadis ka, et ainult 1 meier on saidi, teine enda väga kaugel. Oli võimalus. Saab timingust. Esimesega Patu siin refragib ta juba ära. Nägime küll, mida Patu 3D Maxi vastu selle AVP-ga teha suutis. Vaatame, kas suudab ka siin. Top midi toss, sellest on väga just läbi lurkida. Oi, ja nüüd Krõhva täiesti fullis, aga saab ikka kätte ta. Nüüd aga kapasid otsimas on. Ja Patu saab siit teise ja ülejäänud 2 härrasmeest on proovimas nüüd viimase võimalusena B võtta. Ja ilusti hoiavad ära siin crossfire'iga. Nüüd märkamatult esimene pool on läbi 7-5. Isegi tasavägiselt siin Kuuba ostab juba kitti, et ma siin banaani fighti või noh, oodatakse banaani teikle, siis refrash'i üritatakse minna. jah, siin anti-flashid. Lausa 2 flashi. Eriti julged. Tähendab, et Baltic Peak nende strateegiasse on sisse jäänud. Oi. No nii täis. Viivis ise ka ja nüüd Kuuba peab siit saama midagi, aga ei õnnestu. Smoke ka. Snjak üritab siin läbi smoogi midagi korraldada. Nii läbi kuidagi, saab ühe. Tuleb läbi tossu, saab teise. Kas saab 3? Oi! Ja niimoodi.
see on meil Eestis Scooby-Doo game, ma arvan. Tossu kriminaal isiklikult. Väike smoke criminal. See oli küll alles üks round. Toob Genesele kohe kindlalt selle püstoli võidu. Väga suure konkurentsi kindlasti. Ja siin Märdik juba karistab MP9-ga täiesti kergelt ja lihtsalt, et kuusib see peale, aga saab kiiliga karistatud koheselt ja antakse see kill tagasi. Nüüd võib-olla mindi natuke liiga julgeks siin. No, natkene. Noh, siin nüüd Erika spotib siin. Turvaliselt ühe molli ette. Sama ajal nüüd siit kiili käib issel veel otsimas on. Molli on natuke feilis, aga siit nüüd Katsis vist piikima minna. Vastad jõudsid ette talle. jah, ja nüüd kaks äras mõtlesid. Teatakse, et on spoot ka. Riik saab siin molli alla. Ja Kirik siit enesekindlalt päristab MP9-ga. Ja esimene taktiline. Ma nüüd usun, see on siis Genesise poolelt. No väga oluline gun round see ei olnud, et kui nad selle ikkagi võtavad, siis terve mängu kontroll on põhjuselt nende kätes, nii et Ma usun, et siin on äkki neil ikkagi mõte need MP9-d kuidagi kiirelt kasutusse panna. jah, võib-olla näeme, tundub, et mõlemad sinna banaani poole minemused, mis tatsutavad ümber. Võib-olla tuleb mingi agressiivsem banaani push. Loota võib. No nii, kohe saame teada ka. Tiip banaanid ossin pannakse paremad pooled. Tassid. Ei pussita läbi. Aga ja päris palju see, eks küpsevad jah siin läbi molli ikka siin pooled elud ära, et ja minnakse koheselt teisele poole. Nüüd on siin Jakil väga suur töö. Või hoopis kappal, kumb ennem kontakti saab siit. Ülejäänud mehed jõuavad tööta kohale, aga siin tundub, et ikkagi kontrolli all. Noh, kas Nyak siit piigib peale? Nüüd piigib, kui molli tuleb ja aga ei näe viimast. Ja Märdik treidib ilusti ära ja Tabaldiisis on esimesena Genesel. Tundus küll, et võis natuke ohtlikuks minna, et täpselt see aeg, kui Molo, kui Naakul oli vist naad samal ajal käes, kui täpselt täpsist välja hüpata. Õnneks siin tema poole kohe vaadatud. Jah, ja siit tuleb vist nägiks jälle flashidega riitigi peale. Vaid siin Mac 10 on kätte usaldatud. Paremalt nägitakse rohkem banaani poole. Läbi tossu siin otsitakse. Nüüd lastakse, on korraks patul mingi play tea või? Aeg tuleb talle ilusti 10-sse. Ja
ta saab siit tiiglikiväega härrasmäe kätte. oi , Kappa defense. Tuli õnneks Kuuba appi, aga said ilusti võitud. jah , 11-5 ja no viimane , no peaaegu viimane võimalus Baltic Peagil , nüüd saavad kõik relvad kätte , mis tahta võib . AVP ka Patu käes , 3 maksi vastu võttis 3K , 2 korda. siin võib-olla ühest 3K-st ei piisa . Just rohkem vaja, aga need miinisti piigiti peale ei jätka võimalust . Jääksid nüüd omakorda piigis AVP-ga banaani peale , ei liinud ka kedagi . Nüüd double knife'id . korralikult tämmi saavad siin Baltic Peagil olla . tundub , et tuleb siin , ma ei vist korraks tundus , et siin võib-olla läheti siin uuesti peale piikima minna , aga Kiriku tõmbas kohe tagasi ja on Jaak nüüd seal Haviga hoidmas . Noh, siin on kohe avaneb talle mitu võimalust . no , Aia kiirustab flash ette , nüüd on Patu Angelil . saadakse kätte . Nuka sees . Kiriku saab siin farmis võimalus , saab ainult ühe . Kuumad on läheb loogi . Ei saa ka Kuuba kedagi kätte ja nüüd siin tegelikult Pissel juba kuulamas on ja äkki jah , see saab seidib . jah, siin minnakse säästule , et väikelt rahaga on suht nali , kui me mõtleme selle peale , et meil peaks ainult minimaalne loss bonus olema , nii et seda sissetulekut nüüd liiga palju neile ei tule ja kui nüüd see seivitakse , siis ilmselt täpselt saadaksegi kõik relvad kätte . et ikkagi tark otsus , et isegi sellise lennusõidu pealt , et ei minda maha mängima seda sellise väikse võimalusega retake'i peale . jah , siin ikkagi ossa ei tehtud , mitte just kõige ideaalsem , aga kõik põhirelv on tegelikult olemas . noh , Kuuba siin peab MP9-ga mängima , aga siis ta annabki oma star player'itele kõik vajalikud asjad näppu , et see võit ikkagi tuua neile . tundub siin järgmine kirik on nüüd täiesti fullis , aga või kui keegi peaks siit üle auto korra tippama . ja kirik on nagu Neo siin Matrixis . otsib neid kulekid taga . leiab veel , ei , krossi läbi tosse saab kuuli , aga siin Märdikule jookstakse nüüd kohe peale ja vaatame , kus Märdik suudab selle shordi kontrolli ära hoida . ai , peaaegu , tingin küll , aga peaaegu , tink on käes , aga nagu näha , siis need härrasmehed liiguvad tagasi ja no nii . Kuuba MP9-ga nüüd ilmselt siin , ei , tuleb ikkagi Jaak ka tagasi , et koos seda tulevast nüüd Baltic Peagi B-teiki nüüd vastu võtta . no nii , või ei panna seda boost'i tossu . kas Kuuba on nähtavalt olemas . tahab 2 . Jaak võtab ka 1 ja et 1 või 3 ja aega üldse ei ole . Jaak finishib selle ja jõuab saab oma 20 killini . 2K-d ei teinud .
Evi. ja Match Point ja Baltic Peagil on apid peened. No mitte kõige hullemas seisus, aga midagi saavad ikka endale lubada. ja kas tuleb TRS, aga oi naadid, oi mis naadid. kõik on nüüd juba lõutud, tulevad läbi, saab kätte, aga jälle siin veel hull utility tamp ja 2 viimast meest on ka banaanis siin. Meil 26 elu kokku, kes tuleb nüüd ära. Nüüd peaks 100. raund tulema. Et selline asi võita siin. Mis seal siin ahi otsa vaja? Oi, aga laseb näkku ära ja Papa 2-1 on välis. Saab mõlemad. Jänes siis võtab esimese märki 13-6. jah, üsnagi ühepoolne, et jah, tugev sooritus Genesise poolt. Et juba ütleks, et väga soliidne algus võrreldes sellega, mis eelmine aeg oli. Jah, no tegelikult ju poolaeg oli 7-5, täitsa tasavägine, aga CT poole peal ikkagi Genesis näitas taset, et Baltic Peagil just väga palju võimalusi siin CT poole peal ei olnud. Tera poole peal. No nii. Oleme tagasi. Tagasi teise märkiga. Ja see on siis Baltic Peagi märpik. Ja noh, siin alustakse suht klassikalise ära hoidmas on ja kõik kuulid lähevad käiku ja on jäänud siin üksinda nüüd Abyssal ja ka tema kukub, et väga kirgjooneline mõtlemine. Et jah, siin partiiglid tuuakse välja, aga midi 7 on nüüd väga agressiivselt, aga pannakse talle ikkagi siin molli ette ja Tundub, et siin Kordis midagi teha üritatakse, aga Neak siin vastas on ja Neak teeb ja Neak hoiab USB-ga lisaks otsima, miinis siin kappa aitab ja nüüd ongi jäänud üksinda lõueris, aga sureb, kukub. jah. Neak ikkagi jätkab oma head vormi eelmisest näpist. Mees, võib-olla väike paus oli, aga mees kuidagi külmemaks võrreldes sellega ei ole läinud. jah, kui ainult soojemaks. No nii, Paito läheb siit, ei lähe ka. Aga võtavad ikkagi targad naadid ära ja nii, aga väga huvitav, see on Baltic Peak. Ainult üks smoke, üks flash, et mis siin teha üritatakse. Utilitid neil põhimõtteliselt pole, peavad igale poole kuivalt sisse jalutama. jah, aga Paito on jäetud turkima ja siin ikkagi miidi kontrolli peale mängitakse siin nüüd juba
vaikselt otsimas on, kas näeb ära. Eks karistatud ei saa, et lahkub siit praegu eluga. Miidi ustesse. Hoiatus flash pandi. Ja peale keegi otseselt liikunud, et kappa jump spotib ja tundub, et ikka proovitakse minna siin A-play'le välja, et patt on jäetud lurkima või hoopis proovib entrile. Spotib tere. Oi, Üks flash, aga blindis mõlemad. Ja nüüd see on küll invitatsioon, et tulge nüüd shortist. On heaks siin. Hoidma saan, aga ainult ühe härrasmehe ta kätte saab. Ja kas siin proovitakse? Natukene proovib, läheb ilusti pähe. Aga vist pigem ikkagi minnakse säästma. Ei ole mõtet neid relvi siin. Ja muidugi see, et kõik need head M4-d on seal saidi pool, et neid kätte ei ole võimalik saada. Et samade relvadega edasi jätkuma. Terrorists win. Millest peale jooksmas on. Väga kiirelt on miidi ustes siin. Kas Kuuba on üldse valmis, et või saab selle taimi? Ei saa. Kapa aitakse. Ma kiriku. Ma vaja nukk all hoida. Jääb ühe. Ja loetakse ikka päris lihtsalt praegu. Baltic Beagil natuke koordinatsioonist oli ka puudus, et ilmselt ainult üks mees oli siin valmis minema ja teised põhimõtteliselt olid kaugel eemal. Rehidimise võimalust põhimõtteliselt ei olnud ka. Taas ära võttis. Oi, väike tiimkilga Paito paneb liiksele ka. Aga näed. Ta saab paar vastas kõike. Kombineeritud 6 eluga siin nüüd proovitakse saidile minna, et siin on varem, et on lõpp tiimistamise küsimus. Ja nii ta on. Väga enesekindlalt jällegi Genesis alustab siit CT poolt. Kindlasti nüüd Baltic Beagi poolt ju raske see ka, et sa tuled just Infernos, kus CT poolel olid väga tasavägi ning Terra poolel läks kõik luhta ja nüüd pead uuesti seal Terra poolel olema ja leidma neid avanguid, mis eelmine näeb just kuidagi tulla ei tahtnud. Aga siin Patu siin Simbaga vist tegid väikse boost'i ja said siin entry kätte, aga nüüd Kuuba leiab all. Kuuba leiab siit lowerist ja Niak leiab topi selle Patuga kätte. Mul on longis kui sama ajal Mardik longis. Jah, saab vähe. Tundub, et siin balance üritab väga hullu teha. Saab selle mängi kätte. Ja kas tõesti? Siin balance. Ja nüüd kirikul on pomm. Aga kuidagi selline strateegia töötab. Ei tööta. Huvitav, et kas keegi siis ei öelnud siin Balance'ile, et joo mees, sul on pomm, kuhu sa jooksed.
ja siin päeval seal on juba viimases mapis on tilt nii suur, et tiimil on def on peal ja mängib lihtsalt soolo. noh, siin võib-olla arvata, et sorgi või loodud põlemas. Oi, nüüd siin Abyssal teeb ilusa avalahingu ja läbi miini uste laseb siin härrasmehe ära. ei, kriip siin ka leiab. ei õnnestu. Ja Kuuba on jäänud üksinda nüüd M4-ga siin. Aga teist ei tule. just niimoodi, olemegi liigis tagasi. ja nüüd Baltic Beagle väga hea võimalus uuesti juhtima ka minna. ilmselt siin, näeme ka taktikalist. väga huvitav, et tavaliselt ju näeme taktikalisi just gunround'ide, enne gunround'e, enne EKO-t, siis kas tõesti midagi on siin Genesse poolt märgatud, et mis siin nõrk koht võiks olla, et mida siin abuse ida. Nii, taktiline paus on läbi. Kuidas viidigi tegemas on siin? Võiks olla. Oi, ei õnnestu. Nüüd uues võivirus hakkab paikas. Kus võidab tõlli? Simba ja Mac 10 võidab selle tõlli. Tõesti Märdik läheb läbi tossa paitele vastu. Mis kui reload imise aeg. ja Neak on nüüd üldse seljas. aga Neakul on kriip seljas. ja nüüd maapoole avatud ustepäev on. tundub, et Mardik väga ei ole huvitatud ka, üritab lihtsalt seda aega siin seivida. Tegelikult järgmine round on pai, aga AK-l on ka tegelikult mingisugune value nii-öelda. Mis valmis on? Nunn enam ei mängi Genesi siis. Siin ta longi hoidma on. Kuuleb, et siin härrasmehed ikkagi läbi tulid. Loovutab. Kõik 5 on longis. ei üritas siin oodata, kui longi tossu ja liiga kaua nüüd. Kõik on, aga kõik on nii palju. aga Pissal ei ole, vähese siin. Kapa ja Näek võtavad kohe vastu. nii ja Pissal peab siin nüüd hakkama raundi tegema. jah, tal see ultimate positsioon on, aga oi, Näak siin paneb pähe laksu ja Spatil oli ka veel naet näpu vahel ja ei õnnestunud. Jälle pettusid väga kiirelt läbi ukse tossu on. Aga ikkagi
on pilku peal hoidmas sellel. Midagi siin kuuba läks. Flessiga shorti peale ja sai ühe kätte ja sai minema ka. Ohtlik. Et saab siis äkki pean search ima. Ei saanud. Oi ja samal ajal kui mingi Kuuba läbi tossu. Aga neaks saab selle piki kätte. Itu saab küll ühe, aga Kuuba jaoks ilmselt valmis ei olnud. Kui siis ollakse järsku on 3 versus 3. Ei. Mängitakse toiduga. Liiga kiired näpud. Unustas laskusnuppu vajutada, aga skoopi. Nüüd üks. Ei, Patsu mängib oma toiduga ja võtab 4 kaasa enda raundist. Paitu praegu koolitab. Väga ilus timing tossus läbi ja tõi ka kohe olulisemad. Seda sama webbi ju 3 maksi aasta ka mängis. Meil on professionaalne kogemus olemas profitiimide vastu. Siin webis koolitada. Aga Baltic Peak on nüüd läinud juhtima. Kas suudavad ka Poola ja võita? Paikuse mäng. Teeksidki tõnnaga siin 3 äärasmeet on siin. Püstoliga otsime tõnnaga. Oi, Kappa peal skooviga. Ja nüüd on toss sees. Ei vist ei proovita rohkem. See on Genesis kuidagi võimalik neid relvi kätte saada ei ole. Nii et on ikkagi 3 püstolit. Mardikson saab ikkagi ühe kätte. Ja teil ühe tagi. Ava näkk diiliga shordis. Ai, õnnestu rohkem. Ja nüüd Krõhva on jäetud üksinda olukorda kalaarima. Kas suudavad? Milline delete? Papa paneb siin sensu moodi siin hüppab ja paneb no-scope'i. No kui see roundid võtta, siis see oli küll väga kappa round. Ja nüüd siin, mis need Baltic Peak siin mõtleb. Pai parem ei ole, siin diilis tegi ilmselt jälle noppimine hakkab peale. Samaaegselt. Jaak on pandud shorti boost'i, aga tuleb ennem ära, kui see keegi otsa vaatab. Sama jälle siin juba patt on päris lähedal. Koos Siimpaga. Teeb mulli ette, kas siit pannakse flash ka talle, ei panda. Naet järgi ja natukene haiget. Klopid kõik ära ka siin. Pörsti hoiatus lasud. Ja no jälle natukene naadiga haiget. Jälle. Siin Patju nüüd üritab ka mingit boost'i teha, aga ei õnnestu ja tundub, et siin lihtsalt hüpatakse läbi Kuuba vaatab sinna. Kiire.
oi. Nagu siit plänt saadaks, siis on juba hästi. Tuleb korralik naat alla, aga õnneks veel on armor. Veel ühe naat alla. Oi, saab ühe veel! Aga õnneks treiditakse ära ja... see plänt aitab nüüd kindlasti Baltic Peagil saada parema pai viimasesse raundi. Ja noh, kõige parem pai ei ole, aga passi ära, ma arvan küll. Noh, kui Genesis sai ühe SMG ja ühe skaudiga ära tehtud, see peaks nagu lihtne round olema. Ei peaks olema lihtsam round. Aga siin on kaks venda. Andres on, aga siin tegelikult Andres ei tule. Kuubal solvist fighti võtmus on, saab flassi peale. Ja läheb riigid, kus line-upi juurde, saab kaks, ei saa. Saab ainult ühega palju damage'it. Kriipse jääb ühe, aga saab kiriku õpetaja poolt reidi ja... Nüüd Baltic Peak päris raskes olukorras siin. Peaks teadma, et kaks mängijat siin B-pool olid. Aga kuhu võis liikuda, kiriku õpetaja lihtsalt sprindib läbi terva baasi. Ja milline leid on Jaaki poolt? Ja kiriku õpetaja on siin parem, saab ühe. Saab ainult ühe. Aga jääb. Ja Krõhva jälle viimasena jäänud olukorda klaarima. Jah, aga Mardik siin istub kuusis. Ja taas kord 7-5. Jah. No nii, kas me näeme Baltic Peagi poolt samasugust CT Masterclassi, nagu me nägime siin Genesise poole pealt eelmises mapis? Ma isegi ütleks, et terve pool on kohati lihtsam, kui takud on paigas. Siin on nüüd täiesti teistsugune approach, et siin Baltic Peak saab longi kontrolli endale võtta. Ja nüüd kuulis kaks ära. Läheb uuesti piikima. Läheb uuesti piikima. No nüüd nägi 4 venda ära. Aga nüüd autos, häbis selle peidus. Saab rohkem. Ei, karistatakse koheselt ära. Ja sait on langenud. Nüüd on vaja CT-des retake teha, aga... Tundub, et siin isegi andnud võimalust selleks, et Kampa lihtsalt tippab alla, laseb praega. Saab ühe. No nii. Saab ainult ühe ja treiditakse kohe ära ja järgmine püstol jälle taas kord Genesil. Natuke rahvale. Kappa on tulnud ikka kontverti tegema see hooaeg. Tahame ka lippe farm... Oi! Ja Shiipa karistab kohe Tiglaga vastu ka. Täiesti kontroll. Aga Paitu on siin tunnel siis. Shotguniga. Nüüd on võimalus pommaada. Ei õnnestu. Ja Krõhva on jäänud üksinda. Tuleb ära nüüd. Op! Noh, kas ta läheb nüüd proovima või pigem säästab selle AK? Täna on ainult 1 PO3. Yes. Iga nädal on ainult 1 PO3. Läks või? Kahekesi istuma koos. See oli nüüd see Karigani taku või? Jah. Oi, ja nii. Karigani taku töötab.
no Krahval see üldse ei expect ikkagi selle mängivad targasti ära selle situatsiooni. Ja nüüd on see teil võimalus osta siit nüüd ka lõpuks paremad tulirelvad. Siin mingi mis näita, mis oli poolt. No nii. Kelle relvad on täpsemad? Ma siin näeks mingit boost'i, aga ei nähta. Ei, nad lihtsalt hoiavad siin. Minu silmad ka petavad lihtsalt. Läks üle ja... Ja ainult üks märdik siin klaarib selle olukorra väga ilusti. Nagu raamatust. On mõlemale poole miidi smoogid. Ja Pissal tegelikult näeb ära, et siin kedagi pushimas ei ole. Aga laseb kummitusi. Laseb laipa, jah. Ja nüüd siin Kriips on jäänud üksinda sõiti kaitsma, aga oi ilusti siin. Tegi pähe ära lastakse, et... Ma Pissal oleks väga magama ja... Ja nii, Simba 1v4. Ilmselt ei hakka isegi proovima, et tästab. Jah, vaatab kus. Kenet seal just liiga palju raha ei ole, et kas siin hakkavad hantima väga. Tundub, et ikkagi koerad välja saadetakse. Kes lasi koerad välja? Au! Au! Hakkab viimati ka. Simba teeb natuke... Nuga peab natuke valel ajal välja. Tahad ikkagi selle viimase relvaga kätte. Jah, siin ei ole mitte mingit võimalust väga Baltic Peagile millegi jooks. Et täitsa ühepoolne mäng siiamaani. Ja kas siin 4 shorti? Samal ajal ikkagi Genesis siin longi poole kõik lähevad ja Jack on jäänud üksinda, näeb siin, oi, aga saab double tinki Krõhval. Ja võdavad turuvad longist edasi. Ja miski teise piire. Märdik siit ammutab. Märdik võtab ja Krõhv on jäänud viimasena. Kõrt ellu ja kogu utility belt visatakse tühjaks ja Krõhvane proovib säästa seda AK-d, mis ta top midist endale sai. Aga ei lasta. No nii, oleme jälle samas positsioonis, kus need Infernosed. On round ja noh, kui selle kaotad, siis tuleb selline ikka kehvem pai. Kui siin üritab crossi tappa, aga ta õnnestu. Tundub, et oi ja Pissal. Mis timingaga ei saa kätte. Kõik vaatas eemale ka, aga ei. No nii, Patu võtab. Oi ja Simba siin leiab kuidagi 2 läbi smoogi. Ei, see on Patu. Leiab siin nüüd näokuga üles. Nii, Kuuba 1v4. Usun, olen näinud selliseid. Aga ei anta viimanest. Väga ilus round Simba ja unenägu vist.
sul on unenägu või? Comeback see või? oli unenägu, see üks vend oli. aga jah, ikkagi suht close round'id on olnud, et liiga palju siin raha üle neid genesidel ei ole ja tundub, et see on kohe selline mingisugune B-poolne rünnak on tulemas. Utility ka üle ja ära kriips. Saab ühe, aga teised läks ilusti ära. Oi. No, kapal on nüüd suur töö siin. Ja saab jätta ilusti ja see ilmselt tühistab kõik need retake'i plaanid. Oi. Täpselt on Abyssali varbaid ka ja saab teise ka veel. Ja grafne leitakse ka ülesse. No nii, vaatame, mis siin painib Baltic Peagi pealt just väga hea ei tule. Samas ja isegi saadakse 3 M4, aga utility't ikkagi napib ja ühtegi kitti ka ei ole. Tundub, et siin miidi peale putitakse. Aga tõmmatakse miidist. Riitakse 2-2 nüüd. Tundub, et siin Baltic Peak ei ole veel miidiga lõpetanud, tahetakse veel pilk peale heita. Täiesti tühjus seal on. Nüüd Simba oma kamasiga peab siin nüüd üksinda ära hoidma. Oi, ei leia kedagi ja nüüd Kriips Saviga 1-3. Et hoida Baltic Peaki ja elusse ja palun. Tõmbaks loja. Oi. No see oli küll nüüd väike eksimus, kas need tõesti tuleb nüüd. Oi. Ja kas tõesti? Kiriku? Oi, ikkagi see tapib ära ta. Korraks juba mõtlesin, et kiriku ei piigi, et kas tõesti siin on mingi võimalus, aga ei. Ja Genesis võtab ikka päris kindla võidu. Jah, selle ilusa mängu siin täna võitis meil Genesis 2-0. Et täitsa ühepoolne mäng oli ja ootasime natuke rohkem tasavägisemalt, aga noh, ikka anname aega tiimidele atra seada. See on kindlasti, esimene mäng on kõige raskem kindlasti valida, et kõige vähem infot on, et nagu me näinud oleme ka, et iga hooaeg see on selline võimudünaamika natuke muutub, et jah. Vot, aga aitäh teile kõigile tulemast. Aitäh Vivapetile. Aitäh teile vaatajatele, et olite meiega siin lõpuni. Ja näeme juba järgmine nädal.